kuulete seda häält? See on vabalt hingava bensiinimootori kiirendus. Aga kas see vana tehnika suudab ka tänapäevaste turbomootoritega sammu pidada? No vaatame. Mazda on Eestis omamoodi kummituslik bränd. Kõik teavad, et need autod on ilusad, et need kestavad ja tegelikult neid liigub teedel ka omajagu. Kuid millegipärast me ei pööra nendele tähelepanu. Selle auto disain on pigem evolutsiooniline kui revolutsiooniline ja seda just võrreldes eelmise põlvkonna Mazda CX-5-ga. Aga kui nüüd seda disaini lähemalt vaadata, siis on see auto läinud rohkem sama nägu suuremate Mazda linnajiibi mudelitega. See auto on ka nüüd uue põlvkonnaga kasvanud suuremaks, et siis oleks veel konkurentsivõimelisem just Eestis populaarsete konkurentidega, näiteks nagu Kia Sportage, Hyundai Tucson ja Toyota RAV4-ga. Sellel kasvamisel on muidugi ka see boonus, et nüüdseks on pagasiruum ka suurem. See on nüüd 583 liitrine, mis tähendab seda, et see on samas liigas nii RAV4, Sportage'i kui ka Tucsoniga. See ruloo vajab natukene harjumist just avamise poolest ja kinnipanemise poolest, sellepärast et siin puuduvad juhtsiinid. Aga sellel rulool on see hea omadus, et ma saan selle siia põhja alla ära panna. Nii et saan suuremaid asju vedada nii, et ma ei pea seda ruloot koju jätma. See on ka hea, et kui ma tõmban siit hoovast, siis need seljatoed kukuvad kohe maha, et ma ei pea ümber auto jooksma, et neid seljatugesid alla saada ja seljatugesid saad siis alla klappida 40-20-40 suhtes. Ja lisaks on sellel autol veel jalaviipega, pagasiruumi luugi sulgemine ja avamine. Ma julgen väita, et CX-5 tagaistmel on ruumi rohkem kui konkurentidel ja ilmselgelt on siin palju põlveruumi, jalad saab esimeste istmete alla panna, pearuumi on ka piisavalt, isegi siis, kui siin on see avatav klaasist katuseluuke. Käetugi on niisugune mõnusalt kõrge, parajalt suur. Need topsihoidjad ei ole just kõige parema koha peal, aga kui siin on ikkagi pudelid või topsid sees, siis need ei häiri selle käetoe kasutamist. 2 USB-C pesa on siin olemas, siis on istmesoojendused olemas, mõistliku suurusega uksesahtlid, küll muidugi polsterdamata, seega kõik asjad hakkavad seal kolisema ja visuaalselt näeb kõik väga hea välja. Kuigi tegelikult see kõik siin on ikkagi kõva plastik. Kui kapoti all on veel ehtne vanakool, siis sõitjate ruumi on tekkinud ehtne nutiajastu, mis ei ole muidugi Mazda ütlemistega käsikäes toiminud. Ehk siis Mazda on eluaeg öelnud, et tavalised füüsilised nupud on kõige paremad, kõige ohutumad. Aga ju siis nemad peavad ka nutiajastuga kaasas käima. Siin armatuurlaual siis troonib suur puutetundlik ekraan, mis jookseb nüüd Google'i tarkvaral. Seda on iseenesest suhtkoht lihtne kasutada, see on suhteliselt minimalistlik, nii nagu Mazdale omane. Ka näidikute paneel on digitaalne ja suur, aga jällegi Mazdale omaselt hästi minimalistlik, hästi selge pildiga, lihtne jälgida. Ka rooli peale on tekkinud puutetundlikud nupud ja ma peaks ütlema, et neid ei ole sõiduajal kõige mugavam kasutada, kuna teinekord, kui sa kiiresti siin mõnda nuppu mudid, siis teinekord toimivad need funktsioonid hoopis risti vastupidi. Aga õnneks on Mazda leidnud seda, et tüütu piirkiiruse väljalülitamine peaks toimima füüsilisest nupust ja see nupp on pandud siia vasakule armatuurlauale. Nii et mõned asjad on ikkagi väga hästi tehtud. Nendel pehmetel istmetel on loomulikult istmesoojendus ja ka veel jahutus. Ja Jaapani auto kohta on tegelikult need istmed üsna suured ja isegi külgtuge on parajalt palju. Ja kui nüüd rääkida materjalidest, siis visuaalselt kõik näeb väga hea välja. Aga tegelikult on enamasti see butafooria, ehk siis see kõva plast, see siin on natukene pehme, see on kõva plast, see on kõva plast, see on kõva plast, see on kõva plast, siin on kumm ja see on just kui ikkagi niisugune kõva materjal ja siin keskel on kõva materjal. Aga kui sa neid ei puuduta, siis visuaalselt jällegi, nagu ma ütlesin, kõik näeb luksuslik ja just kui premium välja. Keskkonsoolis on veel 2 topsihoidjad, need on sedasi asetatud, et need ei jää ette isegi siis, kui seal on suuremad pudelid.
siis on siin käetoe ees veel eraldi juhtmevaba laadija, mis on väga hästi tehtud, et see telefon oleks siin korralikult paigas ja Mazdale omaselt Bose helisüsteem töötab eeskujulikult. Kapoti all ajab Mazda aga oma jonni. Unustage turbod. Siit leiab vanakooli vabalt hingava 2,5-liitrise bensiinimootori. See arendab 104 kilovatti ja 238 newtonmeetrit. Käigukastiks on täiesti klassikaline 6-käiguline automaatkast, mis on ühendatud esirattaveoga. No ega sellest autost väga sporti oodata pole, aga samas see auto ei ole ka mõeldud selle jaoks. See 2,5-liitrine bensiinimootor on häälestatud pigem selle jaoks, et kui sa rahulikult sõidad, siis sa saad ka sõita üsna kütusesäästlikult. Selle auto 0-100 kiirendus 10,5 sekundit on törtsu aeglasem kui konkurentidel, millel siis väiksemad turbomootorid. Ja see törtsu on niisugune maksimaalselt sekund aeglasem. Aga kui ma võrdlen nüüd selle auto sõiduomadusi konkurentidega, siis ma ütleks, et selle veermiku häälestus ja rooli häälestus on kergelt lõbusam. Võrreldes eelmise põlvkonnaga on see auto täiskasvanulikumaks muutunud ja seda just sõiduomadustelt. Ehk siis kui eelmisel mudelil oli veermik pigem jäigemapoolsem, siis nüüd on see pehmemaks muudetud. Samuti on roolitunnetus muudetud natukene rahulikumaks, igapäeva kasutaja sõbralikumaks, ehk see ei ole nii raske, see ei ole enam nii täpne. Pigem ongi kõik natukene rahulikum selles autos. Rehvimüraga on sedasi, et nii nagu enamasti Jaapani autodega, et ikkagi karedal teekattel on seda rehvimüra kuulda ja just maanteekiirustel samuti. Nüüd kogu see mootor ja käigukast töötab tavasõidul hästi sujuvalt ja rahulikult. Küll ma olen täheldanud proovisõidul, et maanteekiirustel tekivad sellel autol mingisugused imelikud jõnksatused, aga need vist on sellel hetkel, kui auto arvab, et võiks korra käigu alla vahetada, et siis jõudu natukene rohkem pakkuda. Selle auto keskmiseks kütusekuluks lubab tootja VLTP standardi järgi 7 liitrit 100-le. Mina sain oma proovisõidul 8 liitrit 100-le. Väljavaade sellest autost on ka tegelikult hea, peeglid on parajalt suured, pimenurkasid siin väga ei ole, 360-kraadised kaamerad on küll sellise Volkswageni häguse pildiga, aga vähemalt sa näed, mis ümberringi toimub. Ja kui hindadest rääkida, siis esiveolised mudelid algavad 32 000 eurost. Nelikveolised mudelid maksavad umbes 4000 eurot rohkem. Selline kõikide lisadega esiveoline mudel maksab umbes 42 000 eurot. Ja nüüd, kui ma toon siia võrdluses umbes samaväärse mootoriga, automaatkastiga Kia, siis Kia Sportage hinnad algavad 34 000 eurost. Soodushinnaga pakutakse praegu Hyundai Tucsoni siis samamoodi automaatkastiga, samaväärse mootoriga alates 30 000 eurost. Kui siia juurde nüüd tuua RAV4, siis RAV4 pakutakse ainult täishübriidi ja täishübriid, esiveoline, nende hinnad algavad 40 000 eurost. Uus Mazda CX-5 on ilus, ruumikas ja töökindla mehaanikaga linnadžiip. Ta ei tee eelkäijaga võrreldes mingit drastilist revolutsiooni, aga see polegi eesmärk. See on auto inimesele, kes tahab, et tema salongis jookseb Google, aga kapoti all tiiksuks lihtne ja aus tehnika.